tuba magusat lõhna täis, et vaadaks, sa oled jälle nagu päkapikk. Aga mis värk on, sina oled ka nagu päkapikk? Mina olen ametigi täna tööl Porkla Eesti Kalevi kommitehases. Kas me tõesti hakkame valmistama Kalevi šokolaade, mida on iga eestlane harjunud igal jõuludel söömas? Absoluutselt. Mina lähen Unoga tegema šokolaadimassi, aga sina? Mina lähen Sandriga liini peale ja vaatan, kuidas saab moos kommi sisse. Olgu sul äge päev. Uno, maja nagu metslane. Kas see on šokolaadivabriku süda? Jah, täpselt nii see ongi. See on see masin, kust me alustame. Mis on selle masina nimi? See on ühesõnaga miksmasin, mis segabki šokolaadi komponendid kokku. Et mööda neid torusid tuleb siia miksmasinasse ühesõnaga šokolaadi komponendid. Nii. Ja siin ta segabki selle kokku. Nii, näita, mis siin toimub. Ma saan vähemalt öelda, et see on väga suhkrud on see. See on lugev. Valmis šokolaad hoopis teise lõhnaga. On või? Jaa. Sander, masinad võrisevad kõvasti. Kuhu me jõudnud oleme? Me oleme jõudnud täidisega kompekti valmistamisesse. Siin tehakse assortiikompeke täidisega. Ja kuidas saab täidis assortiikompeki sisse? Tule, ma näitan sulle. Nüüd oleme jõudnud kesta moodustamise vaheetappi, kus toimub meil siis kesta otsilleerimine, kus üleliigne šokolaad raputatakse seadust või vormist välja. Et ükski komm siis ei tule nagu teisest suurem? Ei, kõik on võrdsed. Mis selles šokolaadi algmassis üldse sees on? Kakaovõi, kakaoubade mass ja suhkur. Kas sina saad nüüd siin kuidagi kontrollida ka seda kvaliteeti, et võid siit nagu näpuga võtta ja suhu pista või pigem mitte? Pigem mitte. Või üldse mitte? Ega ei ole soovitav ühesõnaga. Ma pean ütlema, et vaatajad saaksid õieti asjast aru, siis vähemalt oma elu algetapist meenutab šokolaad küll pigem sellist kasutatud kohvipuru. Aga maitse on ju hea lõpuks. Ma olen alati mõelnud, kuidas saab täidis kommi sisse. Nüüd me oleme vist selle etapi juures, et kuidas see toimub? Ja, siin toimubki meil nüüd täidiste valamine vaheetapina, kus on kest on valmis, vahejahutatud ilusti. Siin on ette valminud erinevad kreemid. Erinevate kreemidega, erinevad sordid samal. Hetkel toimubki kreemi valamine. Siin on ilusti näha. Doseerib ilusti kreemi sisse. Eelpeenestajast liigub šokolaadimass, mis ikka veel ei meenuta vähemalt minu algaja silmale šokolaadi küll mitte kuskilt siia masinasse. Ja, mis masin see on? See on ühesõnaga 5 valts ja see annab ühesõnaga šokolaadile täieliku selle peensusaste. Mida peenem on see šokolaad, seda paremini ta sulab sul suus ja kõik. Sander, kui ma vaatan neid liine siin, et ega siin vist vahepeal kuhugi näpu pista ei saa ja kommi suu panna? Ei, see on ei ole võimalik. Aga kui palju üldse kommi võib töö juures süüa? Selleks on ette nähtud puhketoal. Aga seal võib siis süüa nii palju süda lustib? Jaa, kindlasti. No millal sa ise viimati poest kommi ostsid? Ise viimati pole väga ammu poest kommi ostnud. Siin saab isu täis. Sina töötad Kalevi kommivabrikus 73. aastast. See teeb siis kokku ei rohkem ega vähem kui kohe 50 aastat. No peaaegu. Palju su palk tõusnud selle jaoks on? No aga rahad on ka muutnud selle aja jooksul. Olid rublad, olid kroonid, nüüd on eurod. Palju sa rubladest palka said? Rubla aja lõpus, oi. Siis oli neid nulli oli päris palju lõpus igal juhul. Aga palju praegu saad? Palju sa, mis see palgavahemik on? 1000 pluss, ütleme. Ja sina oled 1000 plussi poole peal või? Plussi poole peal ikka. Ja seda sellepärast, et sul on lihtsalt suur vastutus. Jah, et näed, nüüd läheb see asi käima siin. Moos on kommi sisse saanud ja protsess liigub aina edasi. Mis masina juurde me nüüd oleme jõudnud? Nüüd oleme jõudnud põhjavalamisse, see on etapp, kus valatakse siis täidisele ka veel põhi peale. Et jääb 3 kinti kest, täidis ja põhi. Selleks tulebki terve komm. Kas sul mõnikord on siuke tunne ka, et ma enam ei taha šokolaadi näha ka, kuskil poes seisad, kõnnid nii kauge kaare? Ei ole, absoluutselt. Sulle šokolaad ikka... No ikka... Selle uhke roboti juures ma näen, et asi hakkab juba ilmet võtma. Sander, siit meil kommid jõuavad siis assortiikarpi. Jaa, siin toimub nüüd roboti tõstmine kommid korreksitesse ja korreksid liiguvad edasi karpi. Ja need on korreksid, mitte tureksid? Korreksid, täpselt.
ma näen, et siin on kommid endavad mõned ka maha, mis nendest saab? Jaa, siin hetkel lähevad tehnoloogilisse jääki. Kui on puhas toodang, läheb taaskasutusse, sulatame uuesti ülesse, tempereerime ära ja saab uuesti sama massi valada. Ütle, palju siin päeva jooksul nendest masinatest üldse seda šokolaadimassi läbi kütate? No kui on nagu tavaline aeg või, siis on kusagil 24 tonni. Aga kui on jõulud tulemas? Aga kui on jõulud, siis on kusagil 30 tonni. 30 tonni šokolaadi? Jah, tuleb päevas. Ja siin ta siis lörtsub vaikselt. Kui siin nüüd see mass on siis vastavalt 5 tundi, 4 tundi või minu poolest kas või 24 tundi keerelnud, siis läheb ta... Vahemahutitesse. Ja vahemahuti on see, kus... Jah, vahemahutis on ja sealt ta läheb siis edasi valamisliinile. See on ikka uskumatu protsess, kuidas kommid pakkidesse jõuavad. Me oleme jõudnud nüüd pakendamise lõpuprotsessini. Ma näen juba, et seal on valmis pakendid. Sander, lähme sinna, vaatame, mis seal toimub. Ja siit lähevad siis assortiipakid otse taevasse jõuluvana kinnikotti. Sulle, Uno, ma olen tänulik, et sa näitasid mulle, kuidas šokolaadivabrikus süda üldse lööb. Öeldakse, et šokolaad on tervisele kasulik, mis tõttu sul on vist hea töö. Jaa, magus ka ja? Magus ka. Ma loodan, et sa leiad endale inimesi, kellele oma 50-aastane kogemus peatselt edasi anda ja edasi õpetada. Jõuludeks soovin sulle rahulikku aega. Aitäh sulle! Suured tänud! Ehk siis alati, kui ma šokolaadi söön, siis ma alati mõtlen sinu peale, ma luban. Väga tore! Aitäh sulle! Sander, igatahes ma tänan, et näitasid mulle enne tööpäeva. Ma sain teada, kuidas moos kommi sisse saab. Asjalik olekski vist soovida sulle mitte naela kummi, vaid moosi kommi sisse. Ja aitäh sulle! Aitäh! Mihkel, vaata, mis ma täiesti oma kätega täna valmis tegin. Kas sa oled umpa-lumpa? Ei ole, aga siin tehases ei töötagi umpa-lumpa, vaid töötavad Taavetid, Mihklid, Unod, Sandrid. Taavetid, Mihklid, Unod ja Sandrid nühivad šokolaadi teha niimoodi, et iga töötaja saab vähemalt korra kuus endale mõnusa paki nänni. Kõigil on äge ja töö on magus. Milline on meie järgmine amet, seda teab ainult vanajumal. Näeme järgmine kord. Näeme.